Ja tere kõigile! Ferminergia OÜ-st on saanud Ferminergia aktsiaselts. Mina olen siis Henri Ormus ja minu slaidid tulevad ka, ma loodan kohe. Räägin tuumaenergiast ja alustuseks võib-olla ütlengi, mida Priit mainis, et miks meil on energiakriis. See on sellepärast, et viimast 10 aastat ei ole midagi tehtud. Tegelikult ei ole tuulikuid tuld, küll päikest on ehitatud, aga juhitavat võimsust pole arendatud. Ehk siis see, kus me praegu oleme, see on viimase 10 aasta, kui mitte rohkem tegemata töö. Ja kes mina olen? Ma olen Tallinna Tehnikaülikooli energeetika lõpetanud, magistratuuri seal 2007, seejärel 2007–2009 tegi teise magistri Rootsi Kuninglikus Tehnoloogia Instituudis tuumaenergeetika erialal ja alates sellest siis olen tuumaenergeetika valdkonnas töötanud. Olin Ameerikas, kus ma olin Westinghouse'i väikeste moodulreaktorite arendusosakonnas, nende ohutuse analüüse tegin. Siis mind kutsuti Soome konsultatsioonifirmasse Pöyry, kus ma olin tuumaenergeetika osakonnas tehniline konsultant, nende kvaliteedijuht mingi hetk. Ja siis juba 2015 siis suundusin Fennovoima Hanhikivi Soome uue tuumajaama arendusprojekti, kus ma olin 6,5 aastat. Ja seal siis erinevates rollides nägin seda arendust seest läbi ja lõhki. Lisaks sellele on olnud Soome tuumaenergia seltsi tuumanoorte president ja ka läbi selle esindasin Soomet Euroopa tuumaenergia seltsis, ehk siis kus ma olin 4 aastat asepresident ja tean maailma tuumaenergeetikast ja tehnoloogiatest ja kõigest sellest üpris hästi ja olen kursis. Olen ka Teaduste Akadeemia energeetika nõukogu liige. Ja Ferminergias ma olen kaasasutaja ja siis hetkel juhatuse liige, vastutan rajamisprogrammi elluviimise eest ja ka inimressursside arendamise eest, et Eestis oleks päriselt inimesi. Nendest kõigest räägin natuke lähemalt siin. Meil on tiim Fermis juba päris suur, meil on üle 20 inimese, järjest kasvame, me oleme juba 3,5 aastat vanad. Ehk siis tegemist on, nagu ikka Eestis asju tehakse, start-upilikult. Ehk siis me oleme tegelikult võtmas maailmas täiesti uudset lähenemisviisi, et siis väike ettevõtja, eraettevõtja päriselt teeb tuumajaama. Ja miks on võimalik? See on võimalik sellepärast, et lõpuks on väike moodulreaktorid tulemas turule. Et siiamaani on tehtud suured on kallid, rasked, keerulised, väikseid on palju lühikesema ajaga ja väiksema eelarvega võimalik teha. Ja see on võimaldab nüüd innovatsiooni ja seda me näeme päris paljudes Euroopa riikides, kus samasuguseid initsiatiive järjest tekib. Meil on erinevad osanikud, Eesti väikeinvestorid. Lisaks oleme kaasanud Tractable NG, kes on siis NG Group, on Belgia tuumajaamade omanik, Vattenfall on Rootsi tuumajaamade omanik. Ehk siis meil Eestis on kompetentsi nende inimeste näol, kes on välismaal õppinud ja töötanud, aga tegelikult me kaasame enda ettevõttesse läbi osanike väga võimast tuumaenergia pädevust just läbi meie partnerite. Ja tiim on tõesti, järjest palkame juurde ja kasvame, et Eesti tuumajaam siis ära teha. Ja mida me teeme? Nagu ütlesin, teeme väikereaktoreid ja mitte ainult ühte. Et Eesti ja kogu regiooni energiadefitsiit on nii suur, et meil on vaja tegelikult väga palju energiat puudu. Ja meie oleme seda meelt, et on vaja kõiki puhtaid energiatootmise liike nii palju kui vähegi võimalik arendada. Sest et kui me vaatame maailma primaarenergia tarbimist, siis 80% tegelikult on praegu fossiili peal. 80%. Ja see 20% on siis hüdro, tuum, tuul ja päike maailmas. Ja neid kõiki
on vaja metsikult kasvatada, et üldse kuidagi selle kliimamuutusega toime tulla. Miks me seda Eestis teeme? Et tuua elektri hind alla, sest see, mis praegu toimub, on, ütleme nii, et täiesti jabur. Et meie Fermi Energias oleme analüüsinud turgu kogu aeg, me nägime kriisi juba 3 aastat tagasi ette, aga me tõesti ei osanud arvata, et see saab olema nii järsk ja nii kiire. Ja siis loomulikult need teatavad eskaleerivad faktorid, Ukraina sõda ja erinevad asjad on selle nii-öelda väga keeruliseks ajanud. Aga meie eesmärk on elektri hind alla tuua. Kui te graafikut näete, ma loodan, et siin tahapoole ka on näha, siis siin on hind 55 eurot megavatt. See punane joon on siis tegelikult, siin on selle aasta 21, 22 kuude keskmised hinnad, et siin on 200-300 kandis olnud. Et kui me vaatame, siis me tahame tuua elektri hinna 4-5, vahepeal isegi 10 korda alla. Ja taustaks, et mis ma räägin siin mingist umbluuda? Ei, see on päris, sest et päriselt, kui me vaatame Soome tuumajaamad, Rootsi tuumajaamad, mis on töötanud 40 aastat, need on oma kapitalikulud laenud tagasi maksnud. Nende tootmise hind on täna 20-30 eurot megavatt. See on siin all kuskil. Aga turul hinnad hoopis teised, sellepärast sellest lihtsalt ei piisa. Neid võimsusi on liiga vähe. Ja tuleb lihtsalt ehitada uusi võimsusi. Ja see on ainukene lahendus kriisile, uute võimsuste rajamine. Lühidalt kordan üle, miks tuumaenergia võiks olla siis kasulik suures pildis kogu maailmas. Loomulikult sest tuumaenergia CO2 heite kogus on toodetud kilovati kohta on väga-väga madal. Üks madalamaid võrreldes teiste tootmisviisidega. Punkt 2. Tuumaenergia, vaadates faktidele otsa, on üks ohutumaid energia tootmise viise. Surmade arv toodetud energia ühiku kohta on üks väiksemaid. Tihtipeale siin tuuakse Tšernobõl ja üks suur õnnetus, Fukushima teine suur õnnetus. Fukushimas, kus tsunami ja hiidlaine tõttu rannikualadelt pühiti 20 000 inimest said surma. Fukushima tuumaelektrijaamas küll plahvatas, vesinikuplahvatused, suur majanduslik kahju ja teatavad alad radioaktiivselt saastatud. Kiirguse tõttu ei saanud surma ükski inimene. Selline oli Fukushima õnnetus. Et paneme tegelikult asjad perspektiivi, vaatame otsa faktidele, mitte ei räägi emotsioonipõhiselt. 3. Tuumaenergia maakasutus on väga väike. Et kogu Eesti energia tootmise võiks paigutada umbes 1 ruutkilomeetrile, võib isegi väiksemale alale. Et on hästi energiatihe. Fossiilidest umbes 1 000 000 korda energiatihedam on see energia või kütuse sisaldus. Ja kui me vaatame maakasutust, siis loomulikult on see hästi väiksel alale, väikselt alalt saab palju energiat toota. Ja tuumaenergia ressursikasutus, kui me vaatame siin klaas, betoon, vask, raudteras, on ka tõesti väga väike toodetud energiaühiku kohta. Ja kui me vaatame lisaks veel siis neid väärismetalle ja erinevaid mineraale, siis ka väga optimaalse lahendusega tegemist. Nii. Ja lisaks sellele on siis Euroopa Komisjoni uurimisrühm tulnud järelduse, et tuumaenergia tootmine ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda rohkem kui ükski teine jätkusuutlik energia tootmise tehnoloogia. Ehk siis tuumaenergia ei ole kehvem kui tuul, kui päike, kui hüdro. Et tegelikult igal energia tootmise viisil on omad mõjud. Tuumal on ühed, päiksel teised, tuulel 3, hüdrol 4. Et need on faktid, vaatame faktidele otsa. Aga miks Eestisse võiks tulla? Siin on terve rida faktoreid. Tagada energiajulgeolek, et tagada energiavarustuskindlus, et luua kõrgelt tasustatud töökohad, maksutulu riigile ja omavalitsustele, kliimaeesmärke meie hinnangul ilma tuumaenergiata ei ole võimalik Eestis saavutada.
kui me ei looda naabrite elektri impordile. Siseriiklik tootmine. Impordi asemel võiksime eksportida hoopis. Miks me ei müü naabritele elektrit? Toodame siin, loome siin lisandväärtust. Eelmine aasta vist oli 200 miljonit eurot läks elektri impordi tõttu meie raha, meie naabrite rahakotti. Miks me peaksime seda tegema? Ennast kogu aeg vaesemaks tegema. Ei ole tark. Tuumaenergia on reguleeritav ja puhas. Tihtipeale öeldakse, et ei ole reguleeritav, sest jah, tihtipeale tuumajaamad 100% töötavad, aga neid on võimalik reguleerida. Neid tehnoloogiaid, mida me praegu vaatame nii-öelda Eestisse, 50–100% väga lihtsalt reguleeritavad. Iseküsimus on, kas sul on motivatsiooni seda reguleerida, seda nii-öelda, et kas sul on mingisugune hinnakompensatsioon või nii-öelda, kas sul on tegelikult tahtmist seda nii-öelda alla keerata, sest et tuumaelektrijaamas kütuse komponent on hästi väike, sest kütus kogu elektri hinnast on väga tühine, see on umbes 10%, et siis pole vahet, kas ta töötab või mitte, et kulud ei muutu väga palju. Lisaks sellele kõrgtehnoloogiline hüpe Eesti energeetikas, et kui me 100 aastat tagasi tegime nii-öelda revolutsiooni maailmas, nagu siin räägiti, tegelikult põlevkivi elektriga, siis selle aeg on nüüd läbi, on midagi uut ja suurt vaja Eestisse. Ja loomulikult sellega kõige kaasneb lisanduv teadus- ja arendustegevus Eesti nii-öelda ülikoolides ja arenduskeskustes. Olukord ei ole liiga hea, Eesti ja regiooni elektridefitsiit ainult kasvab ja energiakriis süveneb siin lähema 10 aasta jooksul. Midagi head kahjuks ei ole tulemas. Venemaa võrgust ühendatakse lahti, põlevkivijaamad suletakse kas selle tõttu, et nad lihtsalt CO2 hind on kõrge või siis nad lihtsalt on nii vanad, et nad enam ei tööta. Päike, tuult, seda on vaja, aga nad toodavad ainult teatud osa ajast. Ja paljud, mis on probleem, paljud Euroopa reguleeritavad võimsused suletakse. Need on nii kivisöe kui ka vanad tuumajaamad. Ja siis kogu regioonis defitsiit ainult suureneb ja süveneb. Ehk siis praegu me oleme selle energiakriisi alguses tegelikult. Ja lisaks sellele on hinnatud, et ainuüksi Põhjalas energiatarbimine suureneb aastaks 2030 100 teravatti. See on umbes 10–12 Eesti energiatarbimist. See tuleb elektriautod, elektrifitseerimine, soojuselektripumbad, pumbad, kõik see. Ehk siis tegelikult energiatarbimine kasvab, sest et peame elektrifitseerima, et üldse siin dekarboniseerida. Kui me vaatame siis eelmist aastat, siin pildil on näha Eesti tarbimine alates jaanuarist kuni detsembrini. Talvel meil on rohkem tarbimist, suvel tuleb vähem ja siis jälle sügisel jälle tõuseb tarbimine. See oranž on päike, sinine on tuuleenergia Eestis. Ehk siis isegi kui me siin 10-kordistame selle nii-öelda tuule ja päikse tootmise, suvel meil saab hakkama olema nii-öelda elektriküllus, peame kuskile eksportima, loodetavasti naabritel on võimalus nii-öelda vastu võtta ja nad ei ole ka ehitanud sama palju päikeseparke, aga on väga selge, et talvistel pimedatel perioodidel meil saab olema probleem. Ja nagu siin enne mainitis, tegelikult pikaajalist energiasalvestamist ei eksisteeri. Et energiasalvestamist saab praegu reaalselt teha päevaste tippudega nii-öelda katmiseks, ehk siis öösel võib laed, päeval siis nii-öelda teed elektrit. Et see on probleem. Ja me näeme, kui me vaatame siin eelmist talve, et siin on siis Eestis toodetud elekter, siin on pandud päike ja tuul on 2 ja 3 korda nagu tegelikult tõstetud ja siis reaalne tarbimine. Ehk see oranž pool on siis nagu, on see defitsiit, palju on puudu ja siis nii-öelda sinine on see, palju on siis toodetud. Et probleem on see, et on väga pikad perioodid, kus me isegi ei suuda nii-öelda järgmiseks päevaks nii-öelda seda energiat salvestada. Ehk siis selleks meil on päriselt vaja baasvõimsust. Praegu meil on põlevkivi, mingil määral kuskilt tuleb seda gaasi ka, aga kui seda ei ole enam, siis meil päriselt on vaja midagi asemele. Ja ainukene lahendus, päriselt ainuke lahendus on tuumaenergia. Siin on näha teine pilt, nii-öelda Eesti tarbimine aasta ringi.
et kuidas siis toodavad tuul, päike, aga tuumaenergia, kui on üks reaktor, siis ta toodab niimoodi, kui on 2 reaktorit, siis ta toodab, vahepeal on hooldusseisakud. Et sellel on omad võlud selle nii-öelda baaskoormuse saamiseks. Ehk siis, kuidas me saavutame selle süsinikneutraalsuse? Importimine ei ole majanduslikult mõistlik ega sõltumatu. Maagaasist me enam üldse ei räägi. Biomass loomulikult kasutame, aga meile väga seda puidu ahju ajamine väga ei istu. Eks paistab, kaua seda nii-öelda Euroopa poliitikana üldse seda nii-öelda toetatakse või sallitakse. Aga kasutame nii palju, kui saame. Et mina ka, isa Hiiumaal tegi puid ja tõi Tallinnasse, et talve mõistliku hinnaga üle elada. Et varem ostis, nüüd teeb ise nagu. Ja kütame puuga. Ja taastuvad, juba rääkisin, et neid on vaja, aga nad ei päästa, nad ei ole see kogu lahendus. Ehk siis meil on vaja päriselt jätkusuutlikku lahendust. Meil on vaja dekarboniseerida, elektrifitseerida. Meil on vaja stabiilset, just nimelt stabiilset, reguleeritavat ja mõistliku hinnaga elektrit. Ja meie hinnangul seda saab tuua tuumaenergeetika. Kas see on siis tulu riigile või on see kulu riigile, kui me teeme siia tuumajaama? Et PricewaterhouseCoopers tegi ühe analüüsi, kus ta analüüsis, et kui me 2 väikereaktorit Eestisse teeme, Fermi Energia kulutab 2 miljardit eurot 15 aasta jooksul. Sellega loob 250 miljonit SKT-d ning 600 töökohta Eestis aastas kogu ehitusperioodi jooksul ja üle 266 miljoni euro SKT-d ja umbes 200 töökohta Eestis kogu 60 aasta elutsükli jooksul. 60 pluss aastat on tegelikult ühe tuumajaama eluiga. Ehk siis väga tõsine nii-öelda tulu riigile ja meie ühiskonnale. Viime projekti ellu, et 3 aastat, 3,5 juba on Fermi Energia tegutsenud. Meie tiim on kasvanud, nagu ütlesin, üle 20 liikme. Me oleme teinud 50 erinevat analüüsi, uuringut 30 erineva organisatsiooni ja koostööpartneriga, kasutades üle 800 000 euro. Me oleme kaasanud kapitali 4 miljonit, plaanime kaasata veel, et kes siin on investorid, äriinimesed, siis andke teada, veel saab tulla nii-öelda Eesti kapitaliga projekti. Mis on hea, on see, et Eesti riik mõtleb aktiivselt kaasa, et on loodud valitsuse tuumaenergia töörühm ja selle alamtöörühmad, kes siis planeerivad riigipoolseid tegevusi, et kuidas ja millistel tingimustel Eesti võiks tuumaenergiasse minna. Inimeste toetus on kasvanud, see on positiivne, et see on 69% on jah või pigem jah, kes toetavad tuumaenergiat. Ja noorte huvi on hästi suur, et ülikoolides, loengutes, vabaaine loengud, 50-60 tudengit, täiesti hämmastav. Ja lisaks oleme ise teinud analüüse, et Eestis tegelikult leidub päris mitmeid asukohti tuumaelektrijaamadele või piirkondi, kus siis tuleks välja otsida asukohad. Ja riik on hetkel tegemas oma asukoha analüüsi, kus siis selgitab välja, millised piirkonnad on Eestisse tuumaelektrijaama väikereaktori jaoks sobivad. Et me oleme saanud kindluse selle 3,5 aastaga, et tegelikult väikereaktorit on võimalik Eestisse rajada. Ja me töötame väga tõsiselt selle nimel, et kõik see planeerimine, projekti arendamine, erinevad planeeringud, plaanid, jäätmekasutatud kütuse kavad, kõik need oleks korralikult ette planeeritud, et see projekti elluviimine oleks võimalikult valutu. Kui me vaatame ajakava, ma loodan, et ka tagumised näevad, siis siin on 2032, 31-32, see on meie eesmärk, kus esimene reaktor võiks
töösse jõuda. Enne seda on 4 aastat on ehituse periood, enne seda litsenseerimine, riigi eriplaneering asukoha leidmiseks ja siis detailse plaani tegemiseks võiks siis olla 4 aastat aastast 24-27 ja tuleme siis tagasi 23. lõpus või 24. aasta alguses siis valitsus, Riigikogu plaanib otsustada, kas Eesti võiks minna tuumaenergiasse. Ehk siis praegu valitsuse tuumaenergia töörühm teeb oma analüüsi, mille tulemusel siis saab öelda ja Riigikogu saab otsustada, kas Eestist saab tuumariik. Ja meie loomulikult elame selles usus ja selles nägemises, et jah, see peab olema jah, sest ilma selleta tegelikult Eesti energeetika ei ole jätkusuutlik. Üks näide lihtsalt ühest valitavast tehnoloogiast. Tuumaelektrijaam tegelikult on üks suur veekeedukann, kus keskel kuumutatakse vett ja edasi on turbiin ja generaator, mis on samasugune nagu igas soojuse elektrijaamas. Inimestest mainin ainult nii palju ära, et selleks, et tuumajaama projekti teha, meil ei ole vaja reaktorifüüsikute või tuumafüüsikute armeed Eestisse. Et tegelikult ainult kuskil 5% nendest inimestest on nii-öelda tuumaenergeetikas, need tippspetsialistid väga konkreetse mingi sellise sügavuti kogemusega. 15% on nii-öelda tuumaspetsialistid, kes on õppinud seda või kes on nii-öelda hea kogemusega. Aga tegelikult 80% inimesed tuumasektoris on väga konventsionaalse taustaga. Need on elektriinsenerid, automaatikud, keemikud, ehitusinsenerid, väga erinevate valdkondade inimesed. Ja tuumajaama operaator on tegelikult kutsekooli tase, et need ei ole ülikooli lõpetanud inimesed. Et see on haridus, sa õpid operaatoriks, sa õpid küll 3 aastat seda. Et ja ma saan aru, et aeg hakkab lõppema küsimustest, ma juba nagu võtan. Inimeste arvamusest tegelikult ma juba rääksin. Ühe näited on ära. Olkiluoto 3-st võib-olla päris paljud on kohe kuulnud, et Olkiluoto 3 Soome uus tuumajaam, mida alustati 2005, alustati ehitamist. Kas see oli siis õnn või õnnetus? Ta läks, algne eelarve 3,5 miljardit, läks 3 korda üle, 11 miljardit eelarve. Läks 13 aastat üle oma nii-öelda ehitusaja. Eelmine nädal alustas nii-öelda lõpuks saavutas 100% energia tootmise, 1600 megavatti elektrit, see on rohkem kui Eesti vajab. Sellega nad katavad 20% importi, mis tuli Venemaast nüüd ära. Ehk siis Olkiluoto 1 tuumajaam katab 20% Soome elektrist. See on nende päästerõngas praegu. Ja on finantsarvutused olenevad sellest, et ta läks 3 korda üle eelarve. Praeguste elektrihindade juures on hinnatud, et see projekt teenib tasa 6-7 aastaga. See on naeruväärselt lühike aeg sellise suure projekti, mis toodab sul 60-80 aastat puhast elektrit. Et pigem see on soomlaste õnn. See, et ta oli väga keeruline ja mitte kõige paremini õnnestunud projekt, ta ikkagi praegu on läinud töösse ja tegelikult on ta puhas kuld Soome tööstusele. Ütlen ära, et siin saalis kindlasti on nii-öelda ettevõtjaid, suurettevõtjaid. Fermi Energia tegelikult juba on alustanud nii-öelda suurtarbijate kaardistamise, et kui teie tahate garanteerida endale mõistliku hinnaga elektrit, siis tulge rääkige meiega, vaadake elekter@fermi.ee, saate juba oma nii-öelda sloti kinnitada, et meie plaan on müüa suurtarbijatele pikaajalised elektrilepingud fikshinnaga. Ja sellega me tagame Eesti tööstuse elujõulisuse. Ja loomulikult hiljem töötame välja ka erainimestele nii-öelda mõistliku hinnaga fikspaketid. Tuumajaam toob hinna alla. Aitäh teile! Nii, aitäh, võtame ühe küsimuse, mis tuli läbi Menti ja siis on 1 küsimuseks aega ka saalist. Ja tegelikult
oli mitu küsimust, mis tegelikult sai ettekande jooksul juba vastatud, et neid ma üldse ei hakkagi siin esitama. Kust riigist hakkaks tulema tarnitav uraan ja teine ka natuke sarnane tuumakütuse kättesaadavus Eestis ja sellega seonduvad riskid? Meie plaaniks hakata Kanadast ostma uraani. Uraani toodavad päris mitmed riigid. Üks nendest on ka Venemaa, aga nende osakaal maailmas tegelikult ei ole liiga suur. On Kasahstan, on Austraalia, on mingid Aafrika riigid. Tegelikult uraani on väga palju. Oleneb sellest hinnast, siis, et kus seda kaevandama hakatakse. Et see ei ole kindlasti mingi probleemi koht. Nii, aga võib-olla on saalist tekkinud üks küsimus. Tegelikult kui ma lähen siin teel, ütlen juba, et mida tehakse, kuhu paigutatakse tuumaenergia tootmisel tekkivad tuumajäätmed või neid ei tekigi? Ja, tuumajäätmed absoluutselt tekivad. Et sellest ei saa üle ega ümber. Küsimus on, eks ju, millised on mahud. Et nendega me peame tegelema. Lahendused tänapäeval on olemas. Tuumaenergia tööstus tegelikult on üks väheseid tööstuseid, kes oma kogu elutsükli jäätmed päriselt ka kõik kontrolli alla võtab ja ohutult ära paigutab. Ja kui me räägime sellest elektri hinnast, siis sinna sisse on juba arvestatud jäätmefond ja dekomisjoneerimisfond ehk siis selle tuumajaama hiljem maha lammutamine, jäätmete ladustamine. Ehk siis kui me räägime kõrgradioaktiivsetest jäätmest ehk siis tuumkütusest, mis on võib-olla mahult, kui me võtame Eesti, et Eesti energia 60 aastaks ära toota, meil on vaja tegelikult ainult umbes 2 rekatäit uraani. See on nagu väga vähe ja see tähendab, et seda ka jäädet on nagu vähe. Et see on 60 aastat, umbes 1000 megavatti. Et see on see metsik, tihtipeale nagu inimestel on nagu raske aru saama, et kuidas nii väiksest kogusest saab tulla nii palju elektrit, kui me vaatame, terve Eesti, Ida-Eesti on nagu üles kaevatud ja seda elektrit meile toodetud, eks ju. Et jäätmed on, sellest ei saa üle ümber, jäätmed tuleb tegeleda ja need tuleb ladustada. See on selle murepool ja sellest ei saa üle ega ümber. Aga neid on õnneks vähe. Küsimus, aitäh. Nii, Kehtna vallavalitsus. Mulle meenub ühe poliitiku ütlus, et te ei saa isegi külmkambrit ehitatud ja mõtlete nüüd tuumajaama ehitada. Et mis on teie kommentaar sellele ütlusele, aga teine küsimus tegelikult on hoopis see, et Raplamaa ja tuumajaam. Kas Raplamaale sobiks tuumajaam? Kuigi ma saan aru, et see on veega seotud tihtilugu ja see on probleem. Jah, tuumajaam vajab jahutust, et siin Raplamaal väga võimalik kahjuks ei ole. Mis siis esimesse küsimusse, et me ei saa isegi külmkapi ehitamisega, meie seda külmkapi ehitama ei hakka, aga kui me vaatame päriselt maailma tasemel, millised on Eesti noored ja nende loodusteaduste PISA-skoori näiteks. Eesti on tipp, kui mitte ei olnud vist isegi top 1 seal mingi aasta. Ehk siis Eesti noored on teravad ja targad. Ja kui me oleme siin korraldanud näiteks tuumaenergia suvekooli Eesti gümnaasiumi õpilastele ja baka esimestele aastatele, täiesti hämmastav, kui lahe on näha nii palju tarku ja teravaid noori, kes tahavad tulla ja õppida ja teha. Et kui me Eesti teeme tuumajaama, et see ei ole tegelikult väga keeruline tehnoloogia. Oluline on see, et me teame, kuidas need töötavad, mis on nagu Fermi Energia üks põhidest. Alguses me tulime ka, võib-olla läksime liiga hullude ideedega, mõtleme, 4. põlvkond sulasoolareaktorid, et tegelikult olen väga fänn tehnoloogia arendamise ja tuleviku tehnoloogiate osas, aga see on tulevik, seda ei saa liiga kergelt ja liiga lihtsalt teha alustavasse riiki. Ehk siis meie oleme võtnud sellise seisukoha, et meie saame teha siin sellist tehnoloogiat, mis on kuskil demokraatlikus lääneriigis juba valmis tehtud. Ehk siis, ja millist kompetentsi, ja me vaatame, millist kompetentsi on meil siin lähiriikides. Meil on Soome ja Rootsi. Mõlemas riigis on nii keevavee kui ka surveveereaktoreid. Ja meie tahame Eestisse teha ainult kas keevavee või surveveereaktori, ehk siis kergveereaktori. Ehk siis sellised tehnoloogiad, mille kasutuse printsiibid on läbi töötatud juba 40 aastat. Et kui see üks pilt, mida ma näitasin
BWRX 300 on General Electric Hitachi reaktor, siis see on küll uus, seda ei ole veel ehitatud, Kanadas hakatakse esimest omatüübilist ehitama, aga 90% komponentidest, isegi kütus on täpselt sama, mis juba praegustes tuumajaamades kasutatakse. Ehk siis see on tõestatud tehnoloogia uues kuues. See on sama, kui sa ostad uue automargi, uuema mudeli. See on nagu tõestatud tehnoloogia. Ja nii on, et tuleb selle nii-öelda kompetentsi, olemasoleva kompetentsi peale ehitada ja uskuda, et inimesed teevad asju õigesti ja hästi. Et me tahame, meie firma eesmärk on ikkagi Eestile ja Eesti ühiskonnale tuua, et me oleme seal kõik väga suured Eesti patrioodid. Suur tänu sulle, Henri, ja väike Aitäh! meenega Raplamaa pool. Suur tänu!